Võib öelda, et kui Ott kaamera ja mikrofoniga Sparta spordiklubisse jõudis, oli trenn juba alanud. Me oleme ka täna oma saates sinu küljes trennis Sparta spordiklubis ja nagu te näete, selja taga on tõstepõrandad ja tõstjad ja meie tänaseks saatekülaliseks on ei keegi muu kui 5-kordne Eesti meister tõstmises, klassikalises tõstmises, Euroopa meistrivõistluste pronks ja maailmameistrivõistluste hõbe ja 2015. aasta Eesti parim meessportlane Mart Seim. Nii, tervitust Alar, isa, treener, tervitus. Ja siin on siis Mart, tervitus Mart. Ja treeningpartneriga Leho. No Lehoga ma tegelikult tähelepanelikum saatevaataja teab, me tegime saate juba mõned aastad tagasi, sellest võis olla 3 äkki küll tagasi juba täna. Aeg läheb nii ruttu. Mitu aastat tagasi me tegime sinuga saate? Ma arvan, et 7-8 aastat tagasi äkki isegi. Oli nii palju. Ma arvasin 3 või 7-8. Eks see aeg nii läheb, tead, ühe jaoks lähevad kuud ka nagu aasta või need nagu päevad ja nii edasi, nii et aeg lendab. Miks me siin oleme? Väga lihtsal põhjusel. Mart Seim, kes vaieldamatult on olnud ka viimastel aastatel kindel selline medalimees olümpiaalal, milleks on klassikaline tõstmine, on oma viimaseid trenne tegemas Eestimaa siis kamaral ja siit edasi siirdub juba Ukrainasse treeninglaagrisse ja me püüdsimegi Marti enne kinni, et saada siis ka reaalselt natukene mis seisus mees praegu on, millised on sügised plaanid ja kuidas tegelikult ikkagi see tõstjad treening välja näeb. 220 kilogrammi on kangil ja kerged sellised, kuidas need nimedaks, tõmbed. Mart, räägi, täna siin sul teine treening, hommikused treenid on tehtud. Me treenime samas saalis, sellepärast ma enam-vähem olen kursis, kui tihti sa käid. Et selline 2 trenni päevas on see, ma saan sinu jaoks ju aastat vist on päris tavaline tegevus. Ja ikka, ma arvan, viimased 5 aastat on sama teinud. Hommikul ma väga siin suuri raskusi, võib-olla mõned erandkorrad, kui sa oled siin 320 kiloga mingi 10 kükki, ma mäletan üks aeg tegid siin mingi aasta oli ja et hommikul sa väga suuri raskusi kasuta, pigem see päeva teine pool on selline jõulisem ja mahukam võib-olla siis trenni mõttes. Ja hommikul jah, see on rohkem käima saamine, et kerge klassika, kerge pumpamine, et õhtuks oleks nagu ennast nagu. Mitu vaba päeva või kui palju sa nädalas nagu treenid, kui nüüd võttagi, et 2 trenni päevas, aga ma usun, et siin on mõni vaba päev ka ikka sees, et päris iga päev siin trennis ei näe. 9 nädalas jah, et 1 on vaba, pühapäev. Nii et selline tõsine tööl käimine sõna otseses mõttes. Räägi täna, kui jääb maailmameistrivõistlusteni suures piirdes 3 kuud. Millises seisus sul on täna juba piltlikult öeldes mingis mõttes sa saad vaadata tagasi, analüüsida varasemaid seised, millises seisus täna sa 3 kuud enne peamist hooajavõistlust oled? Viimase 6 aega läinud enam plaanipäraselt, et on saanud kaalu tagasi ja oluliselt paremas seisus kui 3 kuud enne EM-i, et hetkel on optimistlik. See kaalu tagasi saamine, räägi võib-olla inimene, kes vaatab, ei saa aru, et kuhu või mida sa tagasi pead saama, et mees nagu mürakas, et mis puudu oli küsimus? Vahepeal hakkas alla minema, et numbritest räägime. Palju see vähe oli ja palju selline... Mul oli peale EM-i korraks oli 142 ja see on minu jaoks väga vähe. Et ma ennast hästi tugevat tunneks, peab olema vähemalt 150. Ja hetkekaal on siis, kus see juba tunne, sa ütledki, et taastub, on 51. Ja võistlusteks on seda vajadus nüüd veel ülespoole viia või sa tunned, et see on täiesti optimaalne, et selle pealt võib juba minna nagu suurvõistluse peale või? Ideaalne oleks 55, et 2015 MM olin 52, ma arvan, +3 sellele oleks juba täitsa hea seis. Nii, vahepeal, et sa maha ei jahtuks, sul on siin oma mingid rütmid, et kui intensiivne see tõste treening on, et kui pikad tavaliselt need puhkepausid on, sest ma saan ka aru, et raskused on erinevad, et algul on kerge kang, loogika ütleb, et sa lähed kiiremini peale ja siis kui ikkagi siia kettad hakkab tekkima, et mitu minutit selline, on see üldse tähtis või sa lähed enesetunde pealt peale, et nüüd olen ära taastud, nüüd lähed tegema? Pigem ennast tunde, et kergemad raskused, ma arvan, et isegi iga minuti tagant. Aga kui siin raskus lähevad üle 200, siis ma arvan 3, 5, 6 minutit. Neist teha on, et mis me siis täna veel näeme? Tengi tõuke tõmbasin see esimesed faasi, mis on põhimõtteliselt kuni ainult põlvedeni tõste, välja tõste ja kükk. Alustadagi juttu sellest, et tegemist on Mardi puhul 3. põlve tõstjaga. Vanaisa Georg oli ka tõstja, sina ise olid ka tõstja ja poeg ka. Ma saangi aru, et see on nagu ette määratud, et kui Mardil sünnivad lapsed ja poeg peaks sündima, siis on sealt ka 4. põlvkonna tõstja tulemas. Seda peab juba siis see potentsiaalne poiss ise ütlema, mida ta teha tahab ja kas ta tahab kangi tõsta. Aga tänapäeval tõstavad ka naised, nii et selles mõttes, kui tuleb tüdruk, võib-olla tuleb sealt hea tõstja. Kui palju sinu isa pidi suunama sind tõstmise juurde, kui palju sina oled Marti suunanud?
Ega mu isa ei suunanud mind palju, aga isa sõbrad kõik olid tõstjad, see tõste jutt oli nagu alati oli teemaks. Ja tähendab, ma arvan, kui ma käisin lasteaias, siis ma kandsin rinnas isa tõste märke ja osa kadusid ära, tähendab, selles mõttes ma nagu selle tõstmise sees olen nagu alati olnud. Ja isa rääkis mulle näiteks tema oma treeneritest, et üks oli Toome Jaan ja teine oli Arnold Luhaer, tema treener. Arnold Luhaer oli mees, kes 28 tõi olümpialt medali ja kas ta siis 37 tõukas absoluutse maailmarekordi tegi absoluutse maailmarekordi tõukamises, mis oli siis tollal 167,5 kilo. Ja need on nagu minu lapsepõllemälestused. Aga ka Mardi osas ega ma ei pidanud ka midagi nii väga. Tähendab, tekkis, vanus oli selline, kus oleks juba mõistlik hakata tugevamat sporti tegema. Tekkis esimene tõstesaal, nagu normaalne saal Tallinnasse. Ja siis tegime klubi ja hakkasime peale. Kas Mart lapsena mingid teisi spordialasid on ka proovinud või oligi praktiliselt suhteliselt varakult sai selgeks, et tänu sellele, et eelkõige, et see ise ju kogu aeg oli tõstmisega seotud, et see tõstmise juurest oli, aga jäi sinna tee peale veel mõni asi, mida siis kuule poiss, mine proovi nüüd seda asja või seda? No Mart oli selline tüüpiline Nõmme poiss, kes kasvas õues. Et jalgratas, Hiiu staadionil mängis jalgpalli, koolis staadionil poistega korvpalli, siis Harku metsas käis neid ringe suusatamas, käis isegi korra suusaõppetrennis. Et selles mõttes nagu, ta on nagu teinud ikka hästi palju erinevaid alasid. Kas ta on juba lapsest peale oli ka selline suurem mees või mis ajas selline kasv ja kaal hakkas nagu tulema? No kui Mart alustas tõstmist, siis ta oli 13-aastane kaalus vist, ma arvan, mingi 44-46 kilo. Ja 44 olid, ja siis ma mingi 7 aastat hiljem ma vaatasin, et kõik need 7 aastat oli ta kasvanud kaalus iga kuu 1 kilo. Need 12 kilo aastas ja niiviisi 7 aastat järjest, eks. Räägime täna numbrites ka, 190 minu andmetel, võite neid parandada, ja 248 on kehtivad Mardi rekordid, loomulikult Eesti rekordid ja kogusumma 438 kilogrammi. Alati on räägitud ja me teame ka, et Mardi see Achilluse kõõlus on olnud rebimine. Sellest vist, selles mõttes me ei saa üle ega ümber. Millises suunas nüüd praegu või see ettevalmistus või kas te näete nüüd sügiseks MM-iks ka, et on reaalne siiski, ütleme ausalt, kas või 5 kilo tulemust parandada? No nüüd ma alustaks võib-olla kõigepealt sellest, et see rebimise teema on minu meelest ka päris palju üle võimendatud. Et kui me nüüd võtame sellist tõstespordilegendi nagu Vassili Aleksejev, kes tegi 80 maailma rekordit, tema lõpptulemusena, tema parim rebimine oli 187,5 kilo ja tema parim tõug oli 256 kilo. Mart praegusel momendil on rebinud 190, tõuganud 248, 255 rinnale võtnud. Et ma ei näe selles mõttes küll katastroofi, aga selge on ka see, et Mart on väga heal tasemel tõukaja. Et see on üks ala, millest ta tõesti on üks maailma paremaid. Aga ka rebimises, nüüd ütleme, kas me näeme variante, näeme loomulikult. Ja ütleme, et tehniliselt kindlasti on ka Mart tõukamisest, ta on tõukamises andekam oma konstruktsioonilt. Enesekindlust on tal oluliselt rohkem tõukamise juures. Aga ka praegult, ütleme tehniliselt, ega Mart teab, mida teha. Teeb õigeid liikutusi, aga sellega tuleb lihtsalt tööd teha. Aga arvata, kui võib-olla võrredes maailma tipptulemusi, ta jõuab selle kõige suurema tipuni tõukamises kindlasti enne kui rebimises. Tähendab, see on minu meelest üks tüüpiline vale arvamus, et ta on tõukamises maailma tasemel, maailma tipus, et rebimises on vaja järgi tulla. Ei ole. Tähendab, see, milles oled väga hea, siis tähendab, seda rauda tuleb taguda, seda tuleb veel arendada. Ja loomulikult, ütleme, rebimist tuleb samaväärselt arendada, aga see mõttekäik minu meelest on selgelt vale, et nüüd üks on meil tipus ja teist me peame hakkama nüüd siis töötama. 20 kilo on kangil ja teada on, et Mart on ka kõva kükkija. Paremad Marid, kui ma mäletan, 320-ga 10-ne, 350-ga 5-ne kindlasti oli, 370-ga 3-ne vist isegi oli. 2-ne vist oli 70-ga või? 70-ga 2-ne. Ja 400-ga 1-ne. 400-ga 1-ne, jah. Et see ei ole päris tavaline ka tõstjate seas. See ei ole tavaline tõstjate seas ja ma arvan, et siis tegelikult ka nii Venemaa kui Ukraina kui ütleme sellised suured tõsteriigid, kõik Mardi kükke on näinud. Et need on ka tõstja kohta väga head raskused. On nüüd ka selle, ütleme spetsiaalselt, ma ei tea, kuidagi selle küki veel maksimumi üles ajamine eesmärk omaette või lihtsalt tegelikult tehaksegi oma mingid asjad ära ja
teeb ta nüüd see piltlikult öeldes 400 või 420 küki, et kas see lõpuks ütleme tõstmises oma nii-öelda tõsteviisis üldse midagi enam nagu aitab kaasa? No jalajõud on ilmselgelt ülimalt tähtis, eks. Aga me ei ole praegu niivõrd palju keskendunud jalajõu arendamisele ja ta ei ole ka täna, ütleme sellest päris oma parimas vormis veel. Tähendab, meil on ka võistlusteni üle 3 kuu on aega. Ma tahtsingi öelda on, et näiteks keskelt läbi tema küki protsent kogu treening mahust on kuskil 12–15%. Ja see näitab, et me tõesti me ei ole keskendunud ainult küki tegemisel, mis võib ju kõrvalt mulje jääda, et ta kükib nii hästi, et põhimõtteliselt me muud ei tee, eks. Paljude jaoks tundub see, et kuule, see sportlase amet on jube vahva amet, et tead, mis sul siin viga on. Nüüd te lähete 3 kuuks laagrisse, sööd, magad, treenid, vapsi jumala kihvt elu. Kuidas sa ise kommenteerid seda nagu? No, kõik, kes tahavad, võivad sama asja proovida. Et see ei ole nagu päris nii lõbus, et enamus aega oled sa ikkagi nii kuitu, et lihtsalt sa pead magama, et sa nagu lihtsalt ei jõua midagi muud teha. Aga sa ise vähemalt seda ka tunned praegu, et päris sellist, kuidas nüüd tülpimust või tüdimust sul endal sellest alast nagu veel ei ole. Sa oled selles mõttes, et ma saan ka aru, et sa oled veel noormees ja sa ei ole jõudnud võib-olla 10 aastad laagrites istuda, nagu võib-olla suusakoondise mehed alad. Aga tõsi ta on, et ka kõrvalt vaatajana mul endale, ma naudin seda, et mul on nagu mingi muu väljund selle kõrvalt, et ma teengi need treenid ära, mis on ka piisavalt rasked, aga et lihtsalt lõpuks nagu hakkab see rutiin hakkab nagu nüristama, et kuidas sa leiad ise sinna vaheldust või kuidas sa seda nagu talud, ütleme siis niimoodi. Ei, mul laagrilo meeldib, sest no nüüd ongi sellest viimasest tõsisest laagrist, ma ei 3 aastat väga meeles. Et nagu okei, see Leedu laagri oli ka, aga see on nagu 6 aega olime seal ja oli kõike. Et see nagu ei ole veel selline tõsine laager, et tõsine laager ongi siuke, nagu mis meil nüüd hakkab 3x3 nädalat. 3 rasket nädalat seal, kergem siin. Räägi võib-olla ka see inimestele, kes ütlevad, kuule, mis sul siin viga on? No tegelikult mina vaatan ka kõrvalt, et kuule, meil on nüüd pildikult veel ikkagi täiesti korralik varustus siin, korralikult treeningtingimused. Ma usun, et kodus siin näljas ka väga ei hoita, et süüa saad sa hästi. Et mille jaoks nagu tõstja peab üldse minema, kas see on ainult keskkonnavahetus või mis on see põhjus, sest see tõesti suusatajat on väga keeruline öelda, et kuulge, siin ei ole seda kõrgmäestiku tingimusi, me peame sõitma mägedesse seda saada, eks ole. Ei, see ongi, et see keskkonnavahetus oleks. Et ühe kohaga tuleb selline sa harjud liiga ära, et selline keskkonnavahetus mõjub alati positiivselt, et sa saad rohkem energiat, seda rohkem endast kehast välja võtta. See juttu ka, räägi, kui palju sa oma toitumist üldse vaatad või on see natukene ka selline rammumehe mentaliteet, et kõik, mis on oravast suurem ja hamballe karjus ja söögiks läheb? Ei no selles suhtes, mis ma tegin kuskil peale 2015 MM-i väikse vea, et mõtlesin, et on vaja rebimist rohkem arendada, on vaja kiiremaks minna, et üritaks nagu rohkem kvaliteetsemaks minna. Siis võtsingi natuke alla. Ma läksin, lihasmass ma arvan tõusis. Kiiremaks läksin, aga sellest maksjõud tuli hästi kiiresti alla. Et see nagu, ma ei saa nagu väga jälgida seda, et ma nagu sööks vähe süssereid ja palju valku, et mõlemad pead üle olema. Numbrilises mõttes on sul enam-vähem mingi ülevaade ka, ma tarbin enam-vähem kalaraasi sellise umbes, ma ei tea, seal valku nii palju, rasva nii palju, süsivesikut või sellist, kuidas nüüd öelda, päris nii täpselt rehnutit sa oma toitumis üle ei pea? No selles suhtes, et nüüd ma olen nagu üritanud kaalu järjest üles saada, siis ma väga ei ole jälginud, et ma nagu lihtsalt üritan seda, et valk 400 ja süssereid lihtsalt nii palju kui läheb, et no olgu öeldud, et see 400 sinu kehakaalu arvestades ei tule üldsegi 4 grammi kehakilogrammi kohta, nagu mõnel poole väiksematel meestel, kes 400 sisse kaabivad 80 kilostena, et sinu puhul on see täpselt jagada 2, no praktiliselt sul tuleb seal mingisugune 2,5 grammi valku kehakilogrammi kohta, mis ei olegi ausalt öeldes väga üle mõistuse palju, eks ole tegelikult. Jah, selles suhtes, et selle käest omastab juba keha ära, et sellest rohkem ma arvan, et lihtsalt keha ei omasta kõrv. Kui mitmekesiselt sa proovid süüa või mitme toidu korda vähemalt tööpäevas, siis küsin nii? Ma arvan 4-5 tuleb ära, aga 3 sellist suuremat. Nii et tegelikuses ei toimu ka mingit piltlikult öeldes rinnalapse toitmis, kus iga 2-3 tunni tagant sul peab mingi toit peale tulema, et sa sööks 7-8 korda päevas, nagu ma aru saan. Ei no rohkem ei suuda, selles suhtes, et kui sa sööd nagu omal 2-3 korda juba tõsiselt suure portsud ära, siis nagu ei lähegi rohkem alla. Mees juba laua taha istub, ega siis ei istuta sinna nokkima, et siis süüakse ikka kõht täis, eks ole, nii et väike sõnum ka võib-olla neile, kes tõesti käivad toitu nokkimas, et sööge ikka kõht täis ja siis ei ole vaja iga 2 tunni tagant toitumisjuttu rääkida. Mis võiks olla tavainimesel, ütleme siis atraktiivne tõstmise puhul, kes vaatab peale, mõtleb, kurat mehed, et miks te seda jõudu siia kangi peale raiskate, et selle asemel võiks tulla, tead, mul siin maal, ma ei tea, kive lükata. Mis on neil inimestel?
ei no selles suhtes, eks neil on ka oma arvamus, et nagu ei tasu kedagi solvama hakata, et jäägu oma arvamuse juurde siis. Kuule, aga suured tänud, Mart, sulle. Aitäh sulle, et olid valmis meid oma nii-öelda treeningu ja tegemistega kurssi viima. Me soovime sulle edu eelolevatel maailma meistrivõistlustel. Suured tänud isa Alarile ja teiega, armsad televaatajad, kohtume juba järgmises Sinu külje trennis saates. Kes see saatekülaline olema saab, seda ma isegi praegu ei tea. Küll see me selle varsti välja selgitame. Kõike head teile ja ilusat suve lõppu!